Hiiu torn, Moor Jookai, ungari keelest tõlkinud Ants Murakin, Postimees, aprill 1925. Teksti uuesti sisestanud Siiri Nairismägi, toimetanud Katrin Naber. Kui Straalsundist tulev aurik Soome lahte pöörab, veetleb reisijate tähelepanu paremal, kagupool, kõrgele üles kerkiv punkt, mida tavaliselt tutvustatakse nende sõnadega. See on Hiiu torn. Ühe korraga sihtub tema poole kiikreid, tuues ligemale huvitava vareme. Leidleb iga inimene, et mis see on, ja kui siis leidub mõni rikas inglane, kes uljustab pöörda kapteni või tüürimehe poole küsimisega, et mis maksaks mulle, kui seda varet seal päris lähedalt silmitseda, siis rahuldutakse tema enam või vähem viisakate väljendustega, kuid vastus sisaldab tingimata järgmist. Selle kõhetu naha ning need lohisevad kondid, mida milord kannab. Sest Hiiu torni on seni kaitsnud sellest, et kogu kunstinäitused ning maalide muuseumid ei ole üle ujutatud tema koopiatega, just ainult see, et ta ei taha seista balleti ees. Ühe suure saare, kaugele välja ulatuvale kaljurootsule ehitatud, seisab ta seal, teel ees põhjast tulevaile merevoogele, mis ümber selle takistuse kujundavad igavese kuristiku. Isegi see meripeiar, kes oma venega julgeb sinna läheneda, peab küll sel päeval kodus oma naisega väga riielnud olema või mingil muul põhjusel vihasse sattunud meie planeediga. Seal olgu tõus või olgu mõõn, lainete kuhjumine on lõppematu ja nende all varitsevad karid ning uurimatu viruneel ähvardab üksijäri hädaohtudega nende lähedale kippuja elu. Parun Ungern, naturaliseerunud Brandenburgi mõisnik, sattus ühest keisrinna Katariina teisega Peterburi õukonda. Juba temagi soonis voolas vendide veri. Seal aga võttis naiseks ühe vürstinna, kes talle päratu suure mõisa Volõnias kaasa tõi. Ta kahest pojast said nõnda juba täielikud venelased. Vanem, Feodor, oli merimees, koguni tõeline, kes oma kiire purjefregatiga kollitas Rootsi mereäärseid linnu. Noorem, Jäno, oli küll ka merimees, kuid ainult õue juures ja temagi oskas hästi purjetada, naiste järele. Vanema venna nimekuulsus säratas ka tema nime. Feodor jättis meeleldi talle õueelu naudingud ning hiilgavad aukõrgendused. Tema ainsam lõbu oli marutsev meri ja hulljulged võitlused ning seejärele, kui olid möödunud karmid tormid ja sõjakära, vaikne kodukolle. Väike loss keset ürgmetsa, sooja tee juures imeilus abikaas ja selle üsas pisike poiss, kes võis olla juba 4-aastane. Selle poisi nimi oli Aleksander. Kapten Ungern oli praegu täide saatnud suure ülesande, mis algas kaelamurdvalt, kuid lõppes hiilgava kordaminekuga. Ta sai teada, et Karlskroona sadamas rootslased valmistuvad suurele meriretkele, millega Soome kallastel tahavad üllatada Venemaad. Kapten Ungern admirali loaga ühel tormisel ööl, mil iga laevur taotab pääseda sadamasse ja teda merel tabab oht, võtab käsile palve, mille pähe õppinud, sööstus vastu kaela murdvale uljasteole ning rändas üksi oma fregatiga, Klaadova Strelaga, veolaevile sadamas kallale ja süütas põlema. Öises segaduses vangistas ta tuleohust põgenevad kaubalaevad vabal merel, mis ta neist hinnakamat varapoolist leidis, korjas ära ning uputas siis laevad. Isegi selle 35-tsentnerilise kiriku kella võttis ta ära õnnelikult, mis Landskroona toomkiriku jaoks Hamburgis oli valatud. Nii pööris ta tagasi võidurikkalt ja ohtras sõjasaagiga. Jõudnud Kroonlinna sadamasse ja heitnud ankru, lasi kohe alla paadi ning 6 aerutajaga hakkas liikuma kantsi poole, kus elas admiral aru andma oma vägitegudest. Lahe kallas oli siis veel täis laokil töölisonne, mis laevaehitajate puuseppade jaoks olid kokku taotud.
Nende vahelt kitsast kuja pidi tuli üles tungida kantsi juure. Kui kapten Unger nõnda endamisi sammus baraki ridade vahel, astus ühest onnist tema ette noor tüdruk. Suudles ta kätt ja kiindus tema juurde, laia kuue üleskäändesse. Tüdruk oli noor ja ilus, Volõõnia naisterahva riideis, millest ilusam on veel vaid Pihkva rahva riie. Kapten tundis tema kohe. Ennäh, see on ju Mašinka. Minu poja äiutar. Kust sa tuled siia, Mašinka? Tüdruk pani sõrme huulile, vaatas arglikult ümber ja sõnas alles siis, kui nägi, et keegi teda ei luura. Kõnele tasa, härra. Peida oma nägu mantlisse, sest kui su ära tuntakse, vangistatakse sind. Vangistatakse? Mind? Mašinka, mis pärast peaks mind vangistatama? Sellepärast, et sind võidaks viia Uraali väävlik kaevama. Sa oled nüüd maapagulane. Mis sa lobised? Mis paha ma võisin olla teinud? Kas sa ei tea sedagi? Mullu talvel andsid peitu Krasinskile oma Triinovi lossis. Ta on ju minu hea sõber ja seltsiline, leivavend. Öeldakse, et ta olevat vandelane. Mis on siis minul sellega tegemist? Ma ei teadnud temast midagi. Tuli mu juure jahile, lõbutses ja läks edasi. Lähen õue juure ja räägin ära selle loo. Ära mine sinna, hüva herra. Seal on sul üks võimas vaenlane, keda sa ei suuda lepitada, enne kui kaod. Kes see võib olla? Sinu vend. Minu vend, minu lihane vend, keda olen nõnda armastanud, et olen lubanud talle oma isa asutatud majoraatmõisa ja ühes sellega kaasas käiva krahvi aunime. Ma ise olen leppinud alamkohaga ning väiksema auastmega. Aga nüüd himustab ta neidki. Nüüd ta tahab ka sinu pisikest lossi ja su merimehe piipu. Ta ongi need juba saanud. Noh, hea küll. Vilets jõmpsikas on ta alati olnud. Ma ei imestagi seda, kuid mida teab tema Krasinskist? Seda, et kui ta sinust eemal astus, on tal ununud sinu juure üks pisike tasku, milles oli kõiksuguseid salatsetud kirju. Aga mina andsin need ju oma abikaasa kätte hoida, kuni ta tagasi tuleb. Muule ärgu andku. Sinu abikaasa kandis nad su vennale, sellepärast oledki vihaalune. Minu abikaasa.